Minu nimi Meelis Keldramaa ja lõpetasin siis käesoleva aasta kevadel Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži. Minu lõputöö teemaks oli siis liikluses kõrvaliste tegevuste teema käsitlemine autokoolide õppetöös. Mis siis teeb selle teema aktuaalseks? Kõrvalised tegevused liikluses on tõusev trend ja uuringu põhjal suisa 94% vastanustest kasutab siis sõidu ajal telefoni ja väidavad nad siis küsitluses, et nendest 15% on sattunud suisa liiklusohtlikku olukorda. Aga mis on veel siis oluline, on see, et autokoolide ülesanne on ju kujundada tegelikult vastutustundlikke juhte ja ma tahtsingi teada, et kuidas nad selle ülesandega siis kõrvaliste tegevuste vaatevinklist siis hakkama saavad. Mis siis on eesmärk? Eesmärk oli mul siis, kuidas toimub autokoolides liikluses kõrvaliste tegevuste teema õpetamine. Kuidas, kas ja ning millisel moel on autokoolid seda teemat oma avalikult jagatud õppekavas kajastanud ning kuidas toimub õpe klassiruumis. Ja uurimusküsimused olid siis vastavalt sellised. Kas autokoolidel on avalikult jagatud info õppekava ja muu hulgas kõrvaliste tegevustega seotud õppetöö läbiviimise kohta? Millisel määral ja kuidas on avalikult jagatud infos kirjeldatud kõrvaliste tegevuste teema? Ja kuidas mootorsõidukijuhi õpetaja teooriatunnis kõrvaliste tegevuste teemat käsitleb ja milliseid vahendeid selleks üldse kasutatakse? Ja meetodid siis. Ma võtsin siis aluseks Eesti Autokoolide Liidu kodulehel olevate liikmete B-kategooria siis õppekava sisu analüüsi ja lisaks tegin siis ka 5 intervjuud mootorsõidukijuhi õpetajatega ja soovisin tegelikult teha ka 5 teooriatunni vaatluse, kui nii nagu siin ka eespool kirjeldati, siis seoses kevadel lahvatanud kriisiga, kus ka vahepeal õpe tuli lõpetada, siis mul ei õnnestunud kahjuks neid vaatlusi reaalselt siis läbi viia. Nii, kuidas siis kõrvalised tegevused meid segavad ja millised on siis need tagajärjed võib-olla olla? Ennekõike segavad nad meid siis 4 moel. Pildiliselt ehk siis visuaalselt meie pilk on teelt eemal, käeliselt, meil on üks käsi hõivatud, tavaliselt kõige rohkem räägitaksegi mobiilikasutusest, eks, aga siia hulka käivad ju ka muud asjad, söömine, joomine, meikimine, lastega tegelemine. Tunnetustlikult ehk siis sa tajuga oled eemal liiklusest antud hetkel siis kasutades mobiiltelefoni on sul taju suunatud nagu sellele ja heliliselt ehk siis sa ei suuda tähele panna enam sind ümbritsevat heli. Ja küsitluste põhjal suisa siis 94% küsitletutest siis kasutavad tegelikult ühel või teisel moel telefoni sõidu ajal. Kas siis vastatakse kõnele või helistatakse pereliikmetele. Et tegelikult see on päris suur hulk, kes siis telefone tegelikult sõidu ajal kasutavad. Mis teeb nüüd oluliseks selle teema on see, et 2018. aastal hukkus meie liikluses 67 inimest ja kelle puhul siis 10 puhul on ära märgitud võimalik tähelepanu hajumine, kas siis telefoni või muu nutiseadme tagajärjel. Ja kui ma uurisin ka natukene, mis mujal maailmas selle teemaga haakub, siis Ameerika Ühendriikides on ka uuritud seda teemat väga põhjalikult kolledži tudengite seas ja
ja nemad või siis need uurijad on ka jõudnud järeldusele, et tegelikkuses on see tekstisõnumite saatmise tagajärjel toimunud liiklusõnnetuste arv kasvanud siin aastate jooksul. 97 liiget siis on Eesti Autokoolide Liidu kodulehel, kelle õppekavu ma siis uurisin ja siis mootorsõidukijuhtide õpetajate intervjuud, natukene nüüd tulemustest. Jõudsin selliste tulemusteni. Koduleht oli avalikult olemas 81 siis liikmel, 16 siis neid ei olnud. Avalik oli siis õppekava 51 liikmel ja 46 siis ei olnud. Ja kõrvaliste tegevuste teema oli kajastatud 30, 67 ma seda ei leidnud. Ja lisaks siis ka ajaline maht, kui palju, kui suures mahus seda teemat käsitletakse üldse, oli olemas ainult 7 ja 90 siis seda ei olnud nagu kajastatud. Tähelepanuväärseks teeb nüüd see, et see õppekava avalikkus tegelikult peab olema igal täienduskoolituse asutusel õppekava avalik ja kuna siit nüüd tuli välja, et 46 ei ole, et siis see on tegelikult ikkagi väga tähelepanuväärne hulk. Sellega tuleb ilmtingimata nagu tegeleda, et need autokoolid peavad ka oma õppekava avalikuks tegema. Lisaks siis, mis mulle silma jäi, on nagu see, et need õppekavad tundusid mulle valdavalt olevat otse kopeeritud siis riiklikust õppekavast. Ehk siis seal puudus tegelikkuses siis sisu, õpetamise maht. Riiklikus õppekavas on ära toodud ainult ju õpiväljundid, on maht kokku küll ära toodud, aga kuidas see jaguneb nüüd siis seal teemade kaupa, selle peab iga kool ikkagi ise ju paika panema ja ka need teema sisud lahti kirjutama, siis seda ma kahjuks leidsin väga vähestel, et suurem enamuses seda ei olnud. Siis intervjuude kokkuvõte. Intervjuudest selgus nüüd selline asi, et seda teemat käsitletakse siis punkti 1.1.7 inimene sõidukijuhina teemana. Teemal või siis teise variandina punkti 1.1.4 ohutu liiklemise põhimõtted teemal. Et see oli valdav jaotus, kuhu see kõrvaliste tegevuste teema siis ära jaotati. Aeg nüüd oli väga varieeruv, et aeg, mis sellele kulutati, ütleme, et kuskilt 15 minutist kuni circa 45 minutini, et see täiesti nagu sõltus, kuidas ta oli pikitud selle üldteemaga nagu kokku. Nii et see oli iga kooli nagu enda nagu teha. Mida siis selleks kasutati või kuidas seda teemat üldse edasi nagu anti? Valdav oli siis slaidmaterjal. Mõned koolitajad viisid läbi ka mänge ja osad koolitajad näitasid ka videoid. Neid siis, mis oli võimalik kätte saada. Aga videotega nüüd selgus ka selline tõsiasi, et üks koolitaja ekstra tõi välja, et selliseid häid videoid tema arvates nagu ei ole. Et Maanteeametil küll on olemas mingid videod ja tegelikult leiab YouTube'ist ka siis teiste maade videoid, aga tema ettepanek oli selline, et võiks ikkagi midagi uut või natuke teistmoodi sellele teemale nagu läheneda, mida saaksid kõik autokoolid siis nagu kasutada. Ja nüüd selline kuldaväärt leid minu töös oli nagu see, et see õppekava, mis igal koolil nagu oli ja versus teooriatund tegelikult ei kattunud.
et õppekavas, kas ta siis oli välja toodud või ei olnud, aga tegelikult teooriatunnis ikkagi valdavalt sellest nagu räägiti. Ehk siis siin ei olnud omavahelist seost. Minu arvates tuleks ikkagi õppekavas, kui sa sellest räägid, siis tuleks ka see teema lahti kirjutada, mida, kuidas ja mismoodi, eks. Aga seda ma kahjuks nagu ei näinud seal. Mida ma siis järeldasin nüüd sellest? Osad autokoolid ei täida siis õppekavale kehtestatud seadusest tulenevaid nõudeid. Et ilmselgelt on need täitmata. Mida siis võiks teha? Võiks teha seda, et kas Maanteeamet võiks tõhustada kontrolli siis autokoolide õppekavade, et nad vastaksid seadusest tulenevatele nõuetele. Või kui puudub selleks ressurss, ma ise räägin EAKL-iga sellel teemal ka kindlasti, kahjuks ajapuuduse tõttu hetkel ei ole veel jõudnud seda teemaks nagu võtta, aga ma leian, et see tuleks korda teha. See oleks igati loomulik nagu järg sellele. Siis järgmisena toodi välja see, siis millest ma ka natuke rääkisin, et puudub hea videomaterjal. Seda kusjuures mainisid üsna mitmed, et oleks vaja sellist natuke teistsugusemat lähenemist. Ja ettepanekuna võiks siis kaaluda seda, et kas Maanteeamet siis võiks mõne autokooliga või liiduga koostöös välja töötada mõned uued videod, et nii palju vahele pikituna võin nagu öelda, et meil endal tekkis ühe õpetajaga päris head mõtted ja ideed, kuidas ja mismoodi seda nagu teha. Ja oleme ka kaalunud isekeskis oma õpetajatega, et peaks midagi üles filmima ja mida saaks õppematerjali nagu kasutada. Et mõtted selles suunas juba liiguvad. Mis on autokoolide ülesanne siis? On ju kujundada vastutustundlikke juhte, et me igapäevaselt liikluses ikkagi hakkama saaksime tervena teisi ohustamata ja ennast ohustamata punktist A punkti B jõuaksime. Mis minu arvates natukene vajaks nagu parandamist on Eesti Autokoolide Liidu ja Maanteeameti vaheline koostöö. Et ka nende õppekavade seadusloome kujundamisel, õppematerjalide tootmisel, kujundamisel, kõik need vajaksid minu arvates nagu natukene tihedamat nagu koostööd, sest et ega see, olgem ausad, see ainuüksi minu teema, see kõrvaliste tegevuste teema on ikkagi niivõrd aktuaalne, sellest räägitakse ka televisioonis, lastakse klippe, tänavapildis on plakatid üleval, sellele juhitakse nagu tähelepanu. See kõik on väga tähelepanuväärne, tänuväärne töö, mida Maanteeamet ka teeb ja riiklik televisioon, siis olenemata sellest me kipume pahatihti ikkagi käituma siis vastupidiselt sellele, kuidas peaks käituma. Me oleme inimesed, ka minu töös ma juhtisin tähelepanu ka ühele siis artiklile, kus Eesti siis tuntud ajuteadlane Jaan Aru tõi ka välja lihtsa põhjenduse, et miks me kipume seda tegema pahatihti, on nagu see, et meie aju on selline unikaalne organ, et ta suudab maksimaalselt võib-olla ainult 10 minutit keskenduda ühele konkreetsele tegevusele ja seda enam, kui tegemist on sellise üksluise, ühtse monotoonse sõiduga, siis mingil hetkel lihtsalt aju tahab mingit muud tegevust saada. Ja iga kõll, pling tekitab ärevust ja vallandab indikaatori ja ühel hetkel sa haaradki selle telefoni järele, sest see on ajule nii huvitav. Teistsugune lähenemine, et liiked ega meigi ennast. Üks kurioosne näide, mille tõi minu enda grupivend siis veoauto maailmast, rasketehnika maailmast, kus
See oli kuskil seal ida pool, tõi sellise näite, et sõidu ajal raskeveoki juht keetis Porsche. Et noh, te võite ise ette kujutada, kuidas see võis olla või mis selle tagajärjeks võib olla siis laiemas perspektiivis. Et ise olen näinud täpselt samamoodi liikluses igapäevaselt, kuidas telefone kasutatakse, kuidas meigitakse, süüakse, juuakse. Et meie oma koolitusel pöörame sellele üsna palju tähelepanu ja räägime sellest väga põhjalikult. Et aitäh!